Mina olen Eesti Vaegkuuljate Liidust, nimi on Külliki Poode ja natukene ka sellest, kuidas ma siia üldse sattusin. Ilmselt te olete juba näinud selliseid inimesi nagu Uno Taimla, Andrus Helenurm, nemad on ju kindlasti käinud siin. On küll, jah. Nii, Uno Taimla saadab teile praegu palju tervisi. Temal on natukene tervisega endal probleeme, aga nagu ma juba kuulsin, on ta taastumise teel ja ma üldse ei imesta, kui ta teil varsti jälle siin tagasi on. Me ootame teda väga. Ja Andrus samamoodi saadab tervisi. Rein Järvest oli juttu, Rein saadab tervisi. Võib-olla veel kedagi, keda te siin teate, kogu juhatus saadab tervisi. Aga siin saan olla praegu ainult mina. Aga kuidas mina ise siia sattusin vaegkuuljate juurde? Pilvi rääkis, et tema oli 15 aastat tagasi, kui ta siin esimest korda tuli ja tahtis kohe ise organisatsiooni juhtida. Minu staas on natukene väiksem. Mina olen 14 aastat, nüüd kevadel saab ka 15 aastat, kui mina vaegkuuljate ühingusse sattusin. Oli nimelt selline juhtum, kus ma töötasin massöörina ühes väikses külas. Ja minu kliendiks tuli üks kuulmispuudega inimene, kes ütles nii, et ära sina minuga siis räägi, kui mina siin pikali olen. Mina ei kuule, et pole mõtet rääkida. Ja mina ütlesin talle vastu, et pole hullu, ma ka ei kuule. Ja seejärel tõusis ta püsti sealt massaaži laua pealt ja ütles, et sa ka ei kuule. Selline noor ja krapsakas, meil oleks just sellist vaja, et tule kaasa, meil on üks hästi tore seltskond, käib koos ja vaatame, et äkki sa tahaksid ka seal olla. Ja küll, läksin mina temaga kaasa, oli üks koosolek, samamoodi nagu siin, seal olid need sõbrad rootslased, eks ole, kes igal pool olid. Ja selgus, et see on ühe organisatsiooni asutamiskoosolek. Loodi Harjumaa Vaegkuuljate Ühing ja hakati valima juhatuse liikmeid. Mina, kes polnud vaegkuuljaid ennem näinudki peale iseenda ja veel paari inimese organisatsiooni juhtimisest ka midagi teadnud, avastasin, et mina olen juhatuses järsku. Miskit pärast toimus see hääletamine ka nii, et ma ei saanudki aru üldse, mis seal toimub. Igatahes ma olin juhatuse esimees lõpuks ja pidin hakkama ühte organisatsiooni juhtima. Ja nagu näete, olen ma sealt välja saanud. Peale selle, et ma nüüd Harjumaa organisatsiooni juhtisin 10 aastat, olen ma paralleelselt tegutsenud ka Vaegkuuljate Liidus ja nüüd ma olen juba, palju neid aastaid siis on, kus ma olen nüüd Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees või naine, kus kõik mõlemad pidi sobib, mees või naine, ja olen seda nüüd juhtinud Uno Taimla ja Andrus Helenurme asemel või nendega koos, kuidas öelda. Enne mind olid just nii Uno kui ka Andrus, kes juhtisid seda organisatsiooni. Vahepeal juhtisid nad mõlemad ja siis me ei saanud üldse aru, kumb see tegelik juht siis on, sest kui oli tööd vaja teha, siis ütles, et Andrus teeb või siis teine ütles, et Uno teeb. Aga nüüd on vastutus minu peal, et kui midagi valesti läheb, siis võetakse minult see pea maha. Ja Milviga olen ma siis nüüd sellest ajast saadik ju igal pool kohtunud, eks ole, koolitustel, üldkoosolekutel, kus vähegi võimalik. Nii et me oleme Milviga koos kasvanud ja siis kui tuli Kaia, siis Kaiat me kasutasime alguses ära hoopis Vaegkuuljate Liidu juures, ennem kui me teda teile andsime, eks ole. Et Eesti Vaegkuuljate Liidu juures oli Kaia meil sotsiaaltöötaja ja tegeles rehabilitatsiooniga. Tegelikult ta on meil praegu ka, ta ei ole kuskil kadunud, aga ta ei taha enam väga teha, ma ei tea, mis te temaga teinud olete, et ta nüüd tahab siin olla rohkem. Aga nagu ta juba ise vihjas, et me võtame noored inimesed kõik ära ja toome Tallinnasse ja teile midagi ei jäta, nii et hea küll, hoidke siis teda siin, kasutage teda siis siin. Aga igatahes on mul väga hea meel, et te olete juba 15-aastaseks saanud. Et siin ei ole küll mingit juttu, et 15 ei ole mingi verstapost, on küll 15-aastane, et selleks, et 15 aastat ühte organisatsiooni juhtida, selleks peab olema ikka väga tugeva närvikavaga ja tugeva sellise tahtejõuga. Et nagu ma ütlesin, mina juhtisin organisatsiooni ka 10 aastat, mulle tundus, et ma enam ei taha.
sul oli ka vist nii, et 10 aastat ja siis tuleks nagu edasi anda. Eks? Nii et Kaia, sul on vähemalt 5 aastat teel. Ma just mõtlesin, et järgmine aasta on meil aruande valimiskoosolek, et pakuks kellegile teisele. Ei ole, see ei lähe nii lihtsalt. Sa pead ise välja kasvatama kellegi. Vaat täpselt, jah. Ongi nii. Ja. Ega ma Harjumaa omast ka muidu lahti ei saanud, kui ma kasvatasin ühe inimese enda asemel. Ja mina 2 aastat masseerisin teda. No näed, sa tead, mis see tähendab. Ei ole niimoodi, et võtta üle. Ei ole. Igatahes selleks, et ta seda väga kergekäeliselt ei teeks, tuleb teda ikkagi motiveerida. Aga Vaegkuuljate Liidu poolt tahame anda ka ühe tänukirja. Vaata, see tänukirjade sein on sul olemas kodus, kus sa neid kõiki paned, eks ju? Minul jah. On jah. Sinna mahub veel. Et Eesti Vaegkuuljate Liit tänab sind Põlvamaa Vaegkuuljate Ühingu 15. sünnipäeval suurepärase ja pikaajalise töö eest organisatsiooni juhtimisel. Mul aitäh sulle ja ära sa kuskile kao. Hoidke seda proua. Viimati ta käis meil muide Brüsselis, kas ta rääkinud? Rääkis jah. Väga suurepäraselt sai hakkama seal. Ma loodan, et sa jagasid oma kogemusi teistele ka, mis sa seal nägid, mida aga loomulikult ikka. Ja Kaia, sulle ka ikka, sul ka see sein on olemas? Ei ole või? Aga see pole veel kõik, nii nagu teleturus öeldakse. See pole veel kõik. Mul on ümbrik ka ja ümbriku sees on loteriipilet. Nende, kus sa ise vaatad. Sa võitsid midagi? Palju õnne Põlvamaa Vaegkuuljate Ühing. Võitsite sünnipäevaks 100 eurot. Näe, mida on poiss. Keegi maksuametist on meil? Ei ole. Ära kellelt ütle. Nii et aitäh teile ja pidage ikka vastu ja kasvatage siia ümbriku sisse ikka rohkem raha, rohkem tegevusi, rohkem inimesi. Aitäh! Aitäh!